Tere tulemast kuulama Soraneni sageduse maikuu episoodi. Minu nimi on Oliver Amarik, minuga on täna kaassaatejuhi toolil Helleri Maidlas. Tere! Ja meil on täna külalisteks meie enda poolelt Karin Madisson. Tere! Ja väliskülaliseks Erik Sakov, ettevõtja. Tere! Ja meil on täna plaanis rääkida juhtimisest hästi laialt, kuid mitte ainult. Meil juba enne salvestust tekkis väga põnev arutelu selle sõna juhtimine üle ja võib-olla tegelikult ma avaksingi selle saate sellega, et ma laseksin meie külalistel siis tegelikult defineerida, et millest me siis ikkagi rääkima hakkame. Kas me hakkame rääkima juhtimisest või millestki enamast? Erik? Juhtimisest võib alati rääkida. Nii kaua, kui seda sõna kasutatakse õigesti. Ehk kui me räägime juhatuse tööst, ja juhatuse esimehe tööst, siis on meil tegemist juhtimisega ja sellega on hästi. Aga kui me räägime nõukogu tööst, siis enam see juhtimine ei päde. Siis me räägime valitsemisest. Ja Eestis tegelikult on proovitud küll kasutada ühingu üldjuhtimist, mis on kole sõna, ja siis me ise oleme kasutanud aastaid ju tegelikult anglitsismi. Governance on meil olnud. No proovime koos seda valitsemist nüüd juurdutada. See on sama tüvi ja ta on loogiline. Ta on täpselt siis õige. Ehk siis ühesõnaga räägime juhtimisest, räägime valitsemisest ja räägime selle arengust läbi taas iseseisvunud Eesti ajaloo. Jaa, ma võib-olla siis kõigile, kes on korra veel segaduses mõistu üles, tuletan meelde, et inglise keeles see raske termin, mida me üritame defineerida, on corporate governance. Ja seda me hakkame siis moel või teisel täna sisustama. Aga Karin, ma pöördungi sinu poole, et tõesti tegemist on ikkagi ju Soraneni juubeliaasta saatega. Meil on suured ambitsioonid vaadata natuke laiemalt kogu seda teemat ja sobrada ka ajaloos. Et äkki sa avadki seda teemat, et siis hea valitsemistava või corporate governance, mis meil üldse oli olemas 90-ndatel, 2000-ndate algusel ja mis siis üldse toimus? Lähen veel kaugemale sealt. et meie oleme mõlemad Erikuga sellest ajast pärit, kui Eesti Vabariik sai iseseisvaks. Ja kus siis oligi nii, et põhimõtteliselt ettevõtlust ei olnud, seda sellisel viisil olid ainult riigi ettevõtted ja siis hakkasime vaikselt sammu haaval siis oma riigi sellist seadusandlust selle koha pealt üles ehitama, siia kõrvale siis arenes ka kohtupraktika ja siis ütleme sellised erinevad ettevõtlusvormid hakkasid järjest ka tulema juurde, mis siis oma osa nõudsid selles, et kuidas need reeglistikud täpselt siis peaksid käima ja kes millest vastutab, kui palju kuhu võimalik sisse minna on, kas nõukogul või juhatusel või on veel igasuguseid komiteesid ja nii edasi, et see süsteem läheb hästi kirjuks, et nii detaili me võib-olla ei lähe. Aga kui vaadata tagasi seda aasta 1995 siis vastu võetud äriseadustikku, siis ta oli ikkagi siuke nunnu, on juhka mitte midagi ütlema, et kõik need normid ja asjad olid seal sellised hästi lihtsalt kirjutatud ja ega tegelikult keegi ju ei teadnud, et mismoodi need asjad hakkavad minema. Küll oli huvitav see, et võib-olla kui me ajalugu tagasi vaatame, et siis enne seda, kui meil tuli äriseadustik, tegelikult ei olnudki võimalik teistsuguseid äriühingud üldse asutada kui aktsiaseltsid. Ja nendel aktsiaseltsidel oli reeglina alati nõukogu. Ja me olime sellest ajast harjunud sellise 3-tasandilise juhtimisega, kus sul on siis aktsionäärid, on nõukogu ja on juhatus. Ja nüüd siis selle äriseadustiku tulekuga läks asi selliseks segaseks, et meil tuli sellised teist liiki äriühinguid, mis olid siis osaühingud, võtsin välja statistika ka ja osaühing on siis see, kus meil ei pea nõukogu olema, aga küll võib-olla ja võib-olla erinevaid komiteesid ja erinevaid selliseid nõuandvaid organeid seal juhatuse kõrval. Vaatasin ka natuke statistikat, et mis see tänane seis näitab, et meil on osaühinguid siis 267 000 peale natuke ja aktsiaseltse ainult 2135. Et 100-korne vahe peaaegu. Et ilmselgelt on see sellepärast ka natukene, millele siin juba ka viidati, on nagu sassi läinud need asjad, et mida see juhatus siis teeb ja mida see nõukogu teeb ja kuidas need asjad peaks täpselt olema. Meie täna üritame rohkem keskenduda siis sellistele suurematele ettevõtetele, kus on tõesti siis mõlemad tasandid esindatud, et kuidas need tasandid peaksid siis omavahel toimetama. Ja kui me siit edasi veel liigume ajaloo mõttesse, et siis meil hakkasid tekkima börsiühingud.
mis on veel täiesti niisugune omaette maailm, kus on üsna palju teistmoodi regulatsioone, siis meil on riigiettevõtted, kellel on veel omakorda täiesti teistsuguseid regulatsioone ja omaniku ootused ja sellised asjad defineeritud. Ja siis on meil tulnud, eks ju, börsile veel alternatiivbörs, mis näeb jälle teistsuguseid reegleid ette ja eks see sellepärast natukene niisugune segadus nagu on, et kus, mis ja noh, võtame siis veel väliskapitali, kes teid nüüd viimase aja arengutes on tulnud sisse ka kontserni vastutus ja mõjutanud isiku vastutus, et siin ka jookseb see natuke see piiratud vastutus nagu tegelikult kaugemale kui see, millest me traditsiooniliselt oleme harjunud, et ei ole nii, et aktsionär nüüd ainult vastutab oma selle sissemaksega, vaid tegelikult see vastutus võib minna ka erinevatele organitele organitel on nii naljakas sõna eesti keeles, aga juhtimisorganitele siis teistmoodi veel üle, et sõltuvalt sellest, mis rollis nad siis on ja kui palju need ühingud mõjutavad. Aga tundub, et tõesti palju on toimunud. Pikk tee on tuldud, pikk tee on minna, aga Erik, võib-olla selleks, et me siis oskaks hinnata seda, kuhu me oleme jõudnud, millest me räägime ka täna saate jooksul, äkki sa kirjeldad natuke veel, mis siis toimus? Kas see oli selline metsikläs hea valitsemistava mõttes? Kas kedagi üldse huvitas see kui väärtus toona? No ma imestan, kui viisakalt meie Karin suutis selle kõik kokku võtta. Et tegelikult on seis ikka selline, et lugupeetud raadiokuulajad, kuni 1987. aastani oli igasugune äritegevus spekulatsioon ehk kuritegu. 87. aastal hakati otsast natuke lubama midagi ja lubati kooperatiive teha ja terves suures Nõukogude Liidus loodi esimene kooperatiiv, milleks oli audio-video Tartus. Selleks tuli Moskvast luba taodelda, et videofilme teha Eestis. Edasi saime vabaks ja avastasime ennast olukorrast, kus meil tegelikult on nii mõnigi asi vaja nullist üles ehitada. Näiteks sõjavägi ja näiteks äriseadustik ja kogu see äriajamise süsteem. Mida me siis tegime? Olgem ausad, meie kirjutasime Saksamaa pealt maha koos lätlastega. Kirjutasime maha ja saavutasime olukorra, kus maailmas on ainult 3 riiki, kus on olemas selline asi nagu juhatus. Eesti, Läti ja Saksamaa. Mitte kusagil mujal maailmas sellist asja ei ole. Ja nüüd meil on segadus ja me ise ka ei tea, et mitme astmeline meil on ja kuidas me asju kutsuma peame. Nii et see on see taust. Aga kui sa küsid Metsiku Lääne kohta, jaa, eks. Kui see aeg poleks olnud nii rõõmus, küll ta oleks kohutav olnud. Aga seda Metsikut Läänt jätkus siin veel pikalt, ega seda ei õnnestunud kohe siis välja juurde. Aga need, ütleme, põhjused või siis, põhjused on vist see eestikeelne hea mõiste, mis ma otsin, et miks siis hakkas tekkima see ühingu juhtimise tava või ühingu valitsemise tava, millest me täna veel hiljem natukene detailsemalt räägime, et kas me suudame, tegelikult Karin juba mainis, et meil tekkis, eks ole, börsiettevõtted, seal oli tarvis mingitele nõuetele vastata, aga mis need olulisemad verstapostid on, mida mööda siis me oleme jõudnud ka tänasesse päeva, et mille läbi see tava justkui kujunenud on? Kas mina räägin? Palun. Ega elu ise on dikteerinud. Karin ju ütles, et see meie äriseadustik oli nummi ja lühike. Igasugune reguleerimine selles vallas, mis puudutab valitsemist, ongi suunatud sellele, et kaitsta väiksemaid aktsionäre. See on alati nii. Ja seoses sellega on nagu 2 sorti dokumente, mida pea et igas riigis on võimalik leida. Üks on seadused, mis on täitmiseks, aga teine on pehme seadus, inglise keeli soft law. See on nüüd siis see meie hütt, mis siiamaani kehtib, loodame, et enam pikalt ei kehti, mis on pehme, et seda võib täita, aga ei pea. Aga hea oleks, et kas täida või selgita, et miks ei täitnud ja nii edasi. Ehk et proovitakse nügida kõik mõistlikuma käitumise, väiksemad arvestamise suunas ja nii edasi. Ja võib-olla see hea paralleel on siin tuua ESG-ga, et kuna tegelikult ega see ESG ei ole mitte midagi muud kui keskkond,
sotsiaalsed tagatised ja garantiid, kuidas me oleme harjunud elama, inimõigused ja nii edasi, ja G pool on siis see valitsemise pool, et millised on need head valitsemispõhimõtted, et ta lihtsalt on pandud sellise kombona kokku, et mis on niisugune ütleme ideaalmaastik, et kuhu me võiksime liikuda. Ja seal on jah, nii soovituslikke selliseid reegleid kui ka siis seadusest otse tulenevaid reegleid, mis on siis ka karistatavad mingil viisil, aga kui sa küsid, et kuidas, milline see maailm oli, et võib-olla oli selline maailm, et minul on olnud näiteks kurikas autos. Sellepärast, et oli selliseid ärimehi, kes iga hinnaga olid valmis oma nagu tahtmist peale suruma. Kellel oli teistsugune tava. Siis oli väga teistsugune tava, jah, ütleme kirjutamata reeglid öeldakse selle kohta. Aga oli väga huvitavaid jah, selliseid, et ma mäletan, ükskord läksin tegema Tartu lähedale ühte niisugust juhatuse intervjuud ja ma olin niisugune blond noor tütarlaps, alles kooli lõpetanud ja siis mul olid juustes sellised pärlid veel, et vinti eriti üle keerata ja siis kui ma astusin seal selle ettevõtte ruumides sisse, kus oli juhatus ja nõukogu istusid, neid oli mälu järgi mingi 6-7 inimest võib-olla, siis neil olid kõigi laua peal lahti sellised suured kaustad ja siis need kaustad hakkasid niimoodi pauguga kinni minema, kui nad mind vaatasid ilma ühtegi sõna ütlemata ja siis ma seisin seal ukse peal ja ilmselgelt ilma ühegi sõnata ma sain aru, et mis see nagu selline, ütleme, et need juhid kindlasti ei aktsepteerinud seda, et midagi võiks maailmas muutuma hakata teistmoodi. Et neid lugusid on nagu hästi palju, et kuidas siis äri tehti ja mismoodi see maailm on, aga võib-olla seal väga detaili ei läheks, ütleks nii, et olid põnevad ajad, aga maailm oli ikkagi ilus ja et meist aru saadakse, tuleb lisada, et politsei oli juba olemas, aga veel väga, väga nõrk ja õblukene. Just, ja plahvatusi toimus iga natukese aja. Ja ettevõtjad rääkisid üksteisega umbes nii, et kes sulle katust teeb. Ja vastuseid oli nagu 2. Ja esimene vastus oli see, et pätid. Ja teine vastus oli, et Kaitseliit. Mõlemad olid okei vastused, aga ilma selleta ei olnud võimalik. Nii et tere tulemast, ega neid aegu väga tagasi ei tahaks küll. Ma tahtsin just küsida, et aga kuidas te olete siis kohanenud? Enam sul, Karin, ju ei ole seda kurikat seal autos, ma loodan. Millal see autos sai välja visatud, taht selle äri küsida? Tead, kuna ma Kaitseliiduga nüüd ühinesin ja siis mul on ikkagi teatud varustus on autos. Natuke küll teistsugune, aga see on, vaata, aga see on see kohanemine, eks ju, et me peamegi kohanema ükskõik, kas on see oht siis meil seal naabri poolt või eks ju teise äripartneri poolt või on see siis piiri tagant, et eks nii ta on. Ja me oleme minu arvates päris hästi kohanenud, et kui ma vaatan, võib-olla isegi natuke liiga kohanenud, et kui ma vaatan seda, mida meie jõustruktuurid viimasel ajal on teinud ja kui aktiivselt nad on nagu sellist õiglust hakanud taga ajama. Minu küsimus on vägagi selles, et kas see kõik on proportsionaalne, kui me vaatame ärimaailma ja siis sellise jõumaailma vahekordi, et ma arvan, et seal on tegelikult murekohti võib-olla natuke rohkem, kui me täna isegi aimame. Et viitan siin viimastele selliste ärimeeste läbiotsimistele ja vahistamistele, et kui meil on olukord selline, kus tegelikult on olemas normid, on olemas ka ametkonnad, kes nende asjadega peaks tegelema, siis kui prokuratuur hakkab võtma siin veel üle nende nagu mingisugust sellist mängima sellist suuremat isa, eks ju, kes võib ikkagi vaatamata sellele, kas Maksuametil on mingeid etteheiteid või ei ole, ikkagi ta arvab, et võib olla äkki kuritegu või kas mõnel ametkonnal on mingisuguseid etteheiteid, et siis ta ikkagi arvab, et tema võib seda teha, et see on väga murettekitav, et tegelikult me ikkagi peame selgelt aru saama, et ettevõtete ja äritegevus, ettevõtete juhtimine ja äritegevus on ikkagi vägagi tsiviilõiguslik suhe ja riik ei saa võtta siin nagu sellist jõupositsiooni ja öelda, et tema hakkab paika panema siis, et kuidas neid asju aetakse ja veel teiste ametkondade nagu eest, et see tekitab mulle väga, võib-olla me hüppasime juba nüüd sinna vaata tulevikku. Me oleme natuke just jõudnud küll siia nagu, tegelikult tänasesse päeva, mis ma arvan on täiesti paslik, et jah, et võib-olla ma lasengi lõpetada sul selle mõtte, et mis siis nagu, ma saan, et see on üks valukoht, mida sa praegu näed, et oleme nagu natuke eest ära kappamas, liiga entusiastlikud ja seda ma näen, et ütleme riigi poolt, tegelikult kui me natuke võib-olla räägikski riigiettevõtetest, minu arvates nemad toovad meile nii ägedat nagu siukest
kuvandit, et mismoodi see ettevõtete juhtimine peaks käima, et võtame kas või need erikontrollid, mis meil siin on viimasel ajal käinud, et Jan-Ooled on lennanud nii nõukogu suunas kui juhatuse suunas kui ka nimetamiskomitee suunas ja kes kõik halvasti teevad, et see on minu jaoks üks niisugune väga suur murekoht, et nüüd viimati siin uuendati ka siis riigiettevõtete selliseid tegutsemispõhimõtteid ministri poolt, ütleme, kuidas seda nüüd nagu viisakalt öelda, et erikontroll on ikkagi väikeaktsionäri töövahend. Mitte see, tegelikult on riigil kõik võimalused ise vaadata sisse, mis ettevõttes toimub, ise juhtimises piisavalt kaasa lüüa, kui ta tahab. Küsimus on lihtsalt selles, kas seda on õieti tehtud ja minu arvates ka omaniku ootuste defineerimises. Et kui sul on minu poole on väga mitmed tegelikult nõukogu liikmed ja juhatusliikmed nagu pöördunud selle küsimusega, et meil saavad inimesed otsa. Et kes sinna riigiettevõtteid enam juhtima tahab minna, kui iga sellise murekoha peale tegelikult tõmmatakse sind avalikkuse ees ribadeks ja näidake mulle ettevõtet, kus me ei leiaks mõnda probleemi tagantjärgi tarkusena, just nimelt tagantjärgi tarkusena, et sellel hetkel, kus sa oled nõukogu liige, juhatuse liige, võid sa teha oma parima teadmise kohaselt, tagantjärgi kindlasti ma võin öelda, et sa ei suuda nii korrektselt protokollida kõike, sa ei suuda kõike riske ette näha nii hästi ja seda on väga lihtne nagu tuua siis niimoodi esile ja öelda, et meil on kõik juba halvasti ja tegelikult riigiettevõtete juhid ei oska juhtida. Mina arvan küll, et oskavad väga hästi. Ma arvan, et pigem on probleem omaniku ootustes ja poliitikas ja selles, et kui kiiresti need erinevad soovid ja tahtmised muutuvad. Mul just siin tuli meelde seoses Karini jutuga meie eelmise kuu episood, kus me jõudsime tõdemusena, et juhtide või juhatuse positsioonist on saanud niisugune kõrgema riskiga amet, et seda peab eraldi taluma, et tänastele nii-öelda nõuetele üldse vastu pidada, aga ma annan siin tegelikult sõna Eerikule, et võib-olla kui me nüüd oleme jõudnud siia tänasesse päeva, siis kas me suudame kuidagi formuleerida mingid sellised kriteeriumid siis, mis on need näidikud, mis ühel heal ühingul on, kui ta tahab vastata siis hea ühingu juhtimise või valitsemise tavadele, et millest me üldse räägime sellel juhul? Aga räägime kõigepealt selle Karini jutu veelgi lahti, et siis me jõuame selleni, et kuidas peaks olema, et me ei keskenduks sellele, kuidas on. Mina ütlen seda, et vaata see meie möödunud 33 aastat ja see, kuhu me jõudnud oleme, see on imede ime. Siis, kui me omal ajal lubasime kõik koos kartulikoori süüa, ei oleks mina küll suutnud uskuda, et me elame nii, nagu me täna elame. Ja kui te mind ei suuda hästi uskuda, siis tehke üks väike autosõit, sõitke läbi Läti, Leedu, Poola, Tšehhi, Slovakkia, Ida-Saksamaa ja nii edasi. Luusutage ja vaadake. Me oleme teinud imet. Ja seda imet on tegelikult genereerinud see Eesti ettevõtja, kes nendes oludes alustas, kuidagi moodi on ellu jäänud ja kuidagi moodi on teinud. Ja nüüd sa jõudsid oma jutuga nii-öelda riigi firmadeni, siis tegelikult Eestis ei ole olemas selliseid asju nagu riigifirma. On olemas äri või ettevõtlusvorm nimega aktsiaselts, ja ei ole vahet, kellele seal need aktsiad kuuluvad. Ja kõik need meie nii-öelda riigifirmad on tegelikult aktsiaseltsid, mille aktsiad kuuluvad riigile. Ja võt see riik kui aktsionär peaks käituma täpselt samamoodi nagu iga teine aktsionär, kes on väga-väga huvitatud sellest, et ettevõttes kõik nagu kasvaks ja paraneks. Ja ma ei tule ütlema, et nüüd poliitikust siis omanik, ta saab ju ajutiselt omanikuks, juriidiliselt on minister omanik, aga nii kaua, kui ta enam minister ei ole, siis pannakse sinna uus. Kas ta lähtub ainult siis ikkagi selle äriühingu huvidest või tal poliitilised huvid või on tal veel mingisugused huvid ja nii edasi. Nüüd, ja kui me jõuame selleni, et mismoodi on siis sellist ettevõtet juhtida, jube vilet. Kogu meie ajalugu on tõestanud, kõikide naaberriikide, kogu maailma ajalugu on tõestanud, et riik on väga halb omanik. Ja riik on väga halb omanik just nimelt sellepärast, et
tal on igasuguseid selliseid soove, mida ühel tavalisel mõistlikul aktsionäril ei ole. Kaasa arvatud see, et kui talle nagu tundub, et peaks midagi tegema, siis jube äge on teha erikontroll. See oleks nagu mingi uus selline juhtimise või valitsemise tasand veel. Maksad suure raha ja selleks, et saada teada seda, mida su nõukogu tegelikult juba teab. Pagan, kas sa nõukogu esimehega oled rääkinud? Ja kohe põhjalikult ja süsteemselt. Et see on nagu esimene küsimus, et see info on sul olemas, sul ei ole vaja mitte mingisuguseid erikontrolle. Ja teine asi on see, et me peame aru saama nendele riigile kuuluvate ettevõtete puhul seda, et nendest enamik täidab mingisugust väga tähtsat funktsiooni, mida meil on vaja. No, näiteks, kas meil on vaja, et raudteerööpad oleksid riigi käes ja heas korras? Kuni me viimase ajani me ei saanud sellest aru, aga nüüd seoses Ukraina sõjaga saame päris hästi aru, eks. On küll vaja. Eks. Ja, või siis kas üle Eesti lendamist on vaja kontrollida. No kena. Ja siis tulevad sellised ettevõtted, keda sisuliselt võiks müüa, kes on riigil nii-öelda kassaaparaadiks, nagu sadam, nagu lotto, eks, nagu lennujaam. Ja siis tekib ikkagi mingisugune selline point, miks ei ole mõistlik müüa näiteks, et see on strateegiline, sadamakaid on väga strateegiline objekt, samamoodi lennuväljad, kena, saame aru. Ja siis me jõuame selleni, et riik paneb oma endale kuuluvale aktsiaseltsile ebamõistlikke koormisi. Näiteks Tallinna lennujaam peab enda turjal tassima Kihnut, Ruhnut, Tartut, Pärnut, Kuressaaret, Kärdlat. Mis on puhas kahju. Eesti Post ehk Omniva peab üleval pidama kogu seda postivõrku ja kõik saavad aru, et see ei ole absoluutselt mingi koht, kus saaks raha teenida. Ja siis see on ju skisofreeniline panna ettevõttele kohustus ja siis küsida, et kus raha on. Ja, Nordica on ka ju näide siia. No täpselt, Nordicat oli meil vaja selleks, et majandust elavdada. Kui keegi arvab, et sellega me kaotasime raha, ei, summa summarum on riik suures võidus. Täpselt sama oli Estonian Airiga. Ja need asjad ei vii mitte kuidagi moodi edasi. Ja nüüd küsimus on selles, et kui 90-ndatel, 2000-ndatel võis mõelda, et see mõju konkreetse suure riigile kuuluv aktsiaseltsi üle oli mingisugune väärtus, et poliitikas seal mingit kaupa teha, eks, siis täna ei ole seda ka. Ta lihtsalt segab. Ta lihtsalt segab ja kõik. Ja võib-olla see riigiettevõtete juurde toon ühe sellise, mida tava äriühingutel ei ole, on eks ju see nimetamiskomitee, mis loodi kunagi siin aastal 2017 ja selle eesmärk just nimelt oli, et leida siis võimalikult kvaliteetseid juhatuse ja nõukogu liikmeid. Ja pigem nõukogu liikmeid on ju. Ja see oli minu arvates selles mõttes väga nagu hea samm, et see komitees on siis nii eraettevõtjaid kui riigipoolseid esindajaid ja et nad tõesti vaatavad funktsioonide järgi, et mida siis sellele ettevõttel kõige rohkem vaja läheks, millist pädevust ja siis nad otsivad selle järgi sinna neid nõukogu liikmeid. Et selliseid samme riigi poolt on tehtud ja minu arvates päris häid samme, aga see just, et tagantjärgi hakatakse neid juhatuse liikmeid ja nõukogu liikmeid risti lööma, see on väga murettekitav. Et ma ei usu, et me leiame üheski nendes ettevõttes tegelikult sellist inimest, kes oleks pahatahtlikult, teadlikult midagi halba teinud. Pigem on olnud suuresti segadus nende omaniku ootuste vahel ja neid on enamus riigiosalusega ettevõtete juhtidest ju ka lauale toonud, et need on vastuolulised ja neid ei ole võimalik tihti täita. Karin, nimetamiskomitee kui selline ei ole mitte midagi ainuomast riigile kuuluvatele ettevõtetele. Nimetamiskomitee on enamiku suurte mõistlike firmade juures tegutsev pidev organ, ta võib tegutseda kas üldkoosoleku juures ja nõukogu enda juures, aga kui meil riigi puhul on üks paremaid näiteid, siis see on väga hea rehkendus, aga tal on üks häda, see on poolik rehkendus, et kui arvati, et me paneme head inimesed, et see toob tulemuse ära, siis tegelikult jah, õige, aga me tegelikult peame ka õpetama nendele väga headele inimestele, mida teha ja kuidas sellele vastu seista, sest tegelikult nõukogu ülesanne peaks olla kilbiks, juhatusele kilbiks omanike eest. Ja kui meile tundub omanik nagu püha, eks ju, aktsionär ja nii edasi, siis me kõik teame, et tegelikult ikkagi aktsionäri mõju ühele ettevõttele peab olema piiratud. Aga kui sul on üks minister, poliitik, kes tahab silma paista ja ta ühel päeval natukene
täidab omaniku funktsiooni, teisel päeval natukene läheb nõukokku ja valitseb seal ja kolmandal päeval annab juhatusele korraldusi, siis me jõuamegi selleni, mille puhul on arvatud, aga kirjuta omaniku ootused. Jaa, õige, aga siis kirjuta sellised ootused, mis on päris, ükski teine omaniku ootus kuskilt mujalt ei lähe ja siis sa saad ka aru, et kui sa annad ettevõttele mingisugused ülesanded, näiteks pidada postivõrku üleval, siis olgu selgelt öeldud, et siis kahjum sellest tegevusest on aktsepteeritav ja ettevõttel on ülesanne leida muid täiendavaid finantseerimisi, rahastamisi, et seda lõbu kinni maksta. Mõelge nüüd nende inimeste peale, kes töötavad nõukogus ja juhatuses. Nemad vastutavad selle nalja eest oma isikliku varaga. Poliitikul pole midagi, läks lihtsalt koju. Aktsionäril pole muud kui kaotas sisse pandud kapitali. Aga need inimesed, kellele te panete niivõrd võimatu ülesande, tule eile meile, nad vastutavad selle eest oma isikliku varaga ja see on karjuvalt ebaõiglane, täpselt nagu sa ütlesid. Aga me oleme saates jõudnud sinna punkti, kus me teeme väikse pausi, me oleme siin 24 minutiga läbi kapanud lühikese ülevaate ühingu juhtimise ja valitsemise tavadest ja arengust taasiseseisvunud Eestis. Meil on täna saatekülalisteks Karin Madisson ja Erik Sakkov ja kui me pausilt tagasi tuleme, siis jätkame juba samadel teemadel arutelu. Ja oleme oma lühikeselt pausilt tagasi, hea raadiokuulaja, sina kuulad endiselt Soraineni sagedust. Meil on täna saatekülalisteks Karin Madisson ja Erik Sakkov ja me räägime ühingute juhtimisest ja valitsemisest ja nendest põhimõtetest, mis sellega kaasas käivad. Meie saate esimeses osas me tegelikult tegime avangu sellega, et defineerisime ära siis vahe, mis on juhtimise ja mis on valitsemise vahel, aga Erik, võib-olla räägime nüüd nii-öelda praktikas, et kuidas neid erinevaid funktsioone siis täidetakse, mida teeb juhatus, mis on nõukogu roll ja kuidas need siis nii-öelda praktikas sisustatud saavad, need juhtimine ja valitsemine? Kui me inimesi õpetame, siis meie üks lektoritest Lasse Polander näitab väga toredat slaidi, kus on tehtud selline püramiidikene ja püramiidi tipus seisab see juhatuse esimees. Ja siis Lasse ütleb, et me kõik teame fraasi, et tipus on külm. Et et mis see ka ei tähendaks, et see on raske töö ja nii edasi. Ja siis ütleb Lasse, aga vaata nüüd taevasse, et mis seal avaneb. Seal on nõukogu esimees ja seal on veel terve nõukogu ja seal on veel terve omanikkond ja nii edasi ja selgub, et see juhatuse esimees, kes tundub väga tähtis tegelane, on tegelikult kogu süsteemis ikkagi selline keskmine mees. Tal on tohutu suur töö ja vastutuseks, aga see ei tähenda seda, et ta oleks kõige tähtsam. Ja kui nüüd aru saada, hästi populaarselt ära seletada, siis piisab sellest, kui saada aru, et kes keda siis nimetab ja valib. Omanikud panevad paika nõukogu. Ja nõukogu roll on siis olla ettevõttele selles strateegiliseks organiks. Strateegiline organ, nagu juba nimigi ütleb, et kinnitab strateegia. Selge see, et sellest strateegiast lõviosa võib olla juhatuse kirjutatud, sellest hoolimata strateegiaks muutub ta siis, kui selle nõukogu kinnitab. Ja edasi on väga lihtne. Juhatus tekib majja niimoodi, et nõukogu valib. Nõukogu valib. Nüüd veel kusagil on viletsad juhatajad, siis see tähendab automaatselt, et on ka viletsad nõukogu. Ja nüüd siis nii lihtne see ongi. Samamoodi valib töötajaskonna juhatus. Et kõik raporteerivad siis üles tagasi vastavalt sellele, kes keda valis. Ja nüüd probleemid algavad sellest, kui tullakse oma rollist välja. Et juhatusel ei ole võimalik välja tulla rollist ja minna natukene nõukogu õpetama, kui see just ei ole päris selline nõukogu, nagu me siin Eestis harjunud oleme, kus on lapsepõlve sõber ja vanaema, eks. Küll aga võib juhatus väga palju ära rikkuda, kui ta käib ettevõttes sees õppimas ja töötajate eest midagi ära tegemas. Ja siis on kohe selge, et et ta tegi minu eest ära, ta teeb ka järgmine kord. Ma ei vastuta, ma ei pea. Ja täpselt sama kehtib ka juhatuse ja nõukogu vahekorra suhtes. Et see roll peab olema paigas, nõukogu ei tohi sekkuda. Me koolis ütleme, et see printsiip on nose in, hands out. Nina sees, käed väljas. Ehk et nõukogu peab kõike teadma, aga katsuda ei tohi. Ja kui me nüüd mõtleme selle peale, et mis juhtub, kui seda ei täideta ja kui sellest tullakse välja, siis siit algavadki meie hädad. Ja täpselt samamoodi omanik, kes ühel päeval arvab, et ta võib korraldusi jagada, ta rikub kõik ära. Nüüd väga suur üllatus inimestele on see, et nõukogus meie nõukogu liikmed ei esinda mitte seda aktsionäri, kes nad sinna valisid, vaid peavad töötama terve ettevõtte huvides.
Ja võt, see on see, mis meie ühiskonnas on vales suunas sõitnud ja sellest on nagu raske nüüd aru saada ja raske on muutuda. Oi pagan. Nii et kui me võtame suur aktsionäri, kes on ka nõukogus, ta peab suutma oma aktsionäri mütsi peast ära võtta. Vastasel juhul ta ei ole hea nõukogu liige, sest ta mõtleb ainult enda peale. Ja ma võiksingi siin rääkima jääda, aga põhipointid on nimetatud. Kõige tähtsam on see, et igaüks püsiks oma rollist, täidaks hästi ja võtmesõna igal pool on usaldus ja austus. Ilma selleta see maailm ei tööta. Kui ollakse omavahel pidevalt tülis ja jamas, siis tulemust ei tule. Karin, sa noogutasid siin elavalt selle rollide segaajamise jutu peale, et mis on sinu seisukoht? Tead, mul on siin kaks nagu siukest huvitavat, Eerik kirjutas mõni nädal tagasi ka ühe hästi vahva artikli ja siis ta ütles selle peale, et need on need inimesed, kes mingi 2-3 tundi siin umbes nagu tööd teevad, on ja siis mõtlesin ise oma Enefit Greeni nõukogu liikmelisuse peale, on ja mu öötunnid lähevad kõik selle peale, et neid 100-leheküljelisi raporteid läbi lugeda ja põhjalikult aru saada, kuhu nagu ja kuidas see asi nagu siis ikkagi, mis on õiged otsused ja mis liiguvad õiges suunas või mitte, et selles mõttes ma ei tahtnud seda öelda niimoodi avalikult, aga ma arvan, et nõukogu liige peab tegema väga-väga palju tööd rohkem kui see võib-olla, mis välja paistab ja need üksikud koosolekud, mis seal on, et tõesti detailini jõuda selle sisuni ja vaadata, kuidas erinevad asjad mõjutavad. Ja mis on üks nagu nõukogu rollidest, eks ju, on ju tegelikult järelevalve juhatuse üle. Et see on nüüd vaat see trikikoht, on ju, et ühelt poolt sa pead teda usaldama, kõik, mis ta sulle nüüd annab, eks ju, seda sa pead ka usaldama, aga minu hinnangul küll see ei võta nagu seda ära, et sa ikkagi pead ise minema ka sinna vajadusel nagu sisse, et kui see loogika sinu jaoks ei toimi, mida sulle nagu esitletakse, siis sa pead, nii palju peab juhatus tulema nõukogule vastu, et ta annab need algandmed või täpsustab küsimusi, eks ju, ja et sa ei pea nagu pimesi usaldama seda juhatust, et kõik asjad on tehtud, et kui sulle öeldakse, et jah, sellega on korras, siis mina nõukogu liikmena ütleks, aga näita. Eks ju, et mitte lihtsalt see, et nii on ja kogu lugu on ja sest tavaliselt oleme me üsna halvad dokumenteerima oma tegevusi ja see võib pärast ikkagi väga kurjalt kätte maksta ja mõnikord inimesed on sellised, kes ütlevad sulle lihtsalt mingi lause ja nad ei mõtle tegelikult läbi, mis seal taga on. Aga mul oli just ühe pereettevõtte omanikuga, kes istub ise ka juhatuses, eks ju, oli just vestlus ja siis oli nii vahva, et arutasime talle, et äkki peaksime looma nõukogu ja kuna ta vanus on juba selline, et võiks teha sellise struktuuri juba paremaks ja ta võiks ise võib-olla astuda nõukogusse, anda selle juhtimise üle. Siis ta ütles nii vahvad mulle niimoodi, et Karin, kuule, mul ei ole neid õpetajaid vaja, ma ei oskan ise kõige paremini, on ju. Et see ongi see keerulisus, on ju, et tegelikult nad ongi, need omanikud on ju olnud oma saba ja karvadega igapäevaselt seal ettevõtte sees ja nad ei oska hinnata seda nõukogu rolli või seda, et kuidas sealt siis tegevjuhtimisest välja tulla või üldse, mis need rollid siis nagu on, et neile tundub, et keegi õpetab neid kuskilt. Aga ma võib-olla räägin ühe niisuguse kõige drastilisema nõukogu vastutuse kaasuse võib-olla ka ära, mis on tegelikult tuleb Ameerikast ja hästi kõlava nimega Walt Disney on ju, et seal oli üks niisugune kaasus, kus siis tõesti nõukogu liikmed pannakse üsna harva vastutama, sest nende funktsioon on usaldada juhatust ja selle pinnalt siis anda selliseid strateegilisemaid juhiseid ja aidata kaasa mõelda ja otsustada siis suuremaid küsimusi. Aga päeva lõpuks viib ikkagi juhatus need otsused kõik täide ja isegi kui nõukogu on midagi otsustanud ja see näha on, et ei lähe nii, nagu algselt võib-olla planeeriti, siis on ka juhatuse kohustus tulla sellega nõukogusse tagasi, mitte nii, et ta igal juhul täidab ja mõtleb, et nõukogu kiitis heaks, pole hullu, on ju. Et ikkagi siin juhatusel on väga suur roll. Aga see kaasus oli siis selles mõttes hästi drastiline, et siin oli nõukogu liikmed istusid laua taga ja oli tulemas kohe pärast seda selline pidustused Walt Disneyl ja sümfooniaorkestrisse tahtsid kõik nõukogu liikmed minna. Ja väga kiirelt kiideti siis heaks uue juhatuse liikme leping, kes siis 14 kuu pärast lahti lasti. Ja nähti, et ta tegelikult ei saa hakkama. Ja siis tuli kõigil üllatusena, et nad olid kiitnud heaks lepingu, milles oli siis lahkumishüvitisena ette nähtud $140 miljonit.
ja see oli nagu see koht, et kus küsiti, et oota, mida see nõukogu teeb ikkagi, on ju, et nagu, et kas tõesti seda ei oleks siis nagu näinud ja kuna ta sai ka selle hüvitise ka siis, kui ta ei olnud hakkama saanud, mitte lihtsalt, et noh, tavaliselt selle eest ei maksta, et noh, et neid nõukogu vastutuse kaasusi on ja ega neil nagu lihtne selles mõttes ei ole ja ma arvan, et riigiettevõtetes hakkame neid tõenäoliselt nägema, et võib-olla eraettevõtetes mitte nii palju. Meil on üldse minu arust praegu üks põnev juhtum ka Eestis käsil, mis ei ole seotud üldse äriühingute juhtimisega, aga mis on seotud ühe suure Eesti spordialaliidu juhtimisega, kus valitakse hetkel uut juhti ja kus on samamoodi see corporate governance pool on väga huvitavalt minu meelest tõuseb esile ja seda on väga huvitav tänase jutu valguses ka edasi vaadata, et ja analüüsida, et kuidas toimub juhtimine ühes suures organisatsioonis, olgu see äriühing või spordialaliit, et seal on tegelikult väga palju sarnasusi. Aga mitte sellest ei tahtnud ma rääkida. Selles mõttes oli see hea sissejuhatus või noh, ka jätk sellele, et sarnasused, erinevused ühes või teises kohas on, et tõesti me rääkisime juba sellest, et mis on siis see nagu nõukogu roll võiks olla ja see vastutuse pool tegelikult on väga huvitav, et kui meil ongi pärast moment ka, et rääkida sellest, et palju siis üldse võetakse vastutusele ja mille eest nagu siis neid, noh, et ongi nõukogu liikmeid või juhatuse liikmeid, et mida ma siis nagu, kui valesti ma pean midagi tegema, et minuga midagi juhtuks. Karin, äkki sa jätkasid korra? Kohe niimoodi küsid. Kui valesti sa pead tegema? Noh, ega Eeriku seletas, et ega see nõukogu roll on selles mõttes ikkagi usaldada juhatust. Ja seal peab ikka midagi väga nagu pahatahtlikku peaaegu, et olema, et oleks võimalik nagu nõukogu liikme kallale minna. Reeglina öeldakse, et juhatusliikme vastutus ja nõukogu liikme vastutus käivad käsikäes. Et kui ei ole midagi sellist, mida oleks juhatus teinud valesti, siis reeglina me ei jõua ka sinna nõukogu tasandile, et nõukogu veel midagi valesti omakorda tegi, aga noh, neid üksikuid juhtumeid võib ikkagi ka olla, et kus nõukogu siis oma rolli, mis tal on, jätab selgelt täitmata. Vaata, ma ütlesin sõna usaldus ja kõigil hakkas nagu kerge, et usaldus. Nii kui nõukogul on vähimgi kahtlus, et usaldust on kuritarvitatud, andmed ei ole päris õiged, suur viga on sees ja nii edasi, kõik võimalikud näited, siis see ei ole mingi nõukogu, kes jätab asja, et juhtub. See ongi see, et sa valid selle juhatuse, sa paned ta tööle ja sa usaldad, aga sa kontrollid. Alati, kui me selgitame nendele nõukogudele, kes nüüd arvavad, et nüüd peaks tööle hakkama, siis eestlase mõte kipub kahes suunas. Esimene suund on see, et hakkame kõike kontrollima. No, sisuliselt see nõukogu võib oma funktsioonidega tegelikult paralüseerida ettevõtte tööga, ta kõigi kontrollib ja kõike tahab. Ja siis teine on see, et hakkame neid õpetama. No milline juhatuse esimees tahab töötada ettevõttes, kus seda kõik õpetamas käivad kogu aeg. Ja nüüd küsimus on selles, et nende kahe vahel ei tuleks mitte balanssi otsida, vaid tuleks kehastuda selliseks, ja jälle pole eesti keeles sõna, on challenger, väljakutsuja, kõik, mis sulle tuuakse, kõiges sa kogu aeg kahtled. Ja mitte ei kahtle faktides, vaid kahtled selles, et näe, me ostame selle ettevõtte ära ja 4. jaanuaril juhtub ime ja meie tulemused lähevad taevasse ja nii edasi. Nüüd siis tegeledki selle 4. jaanuariga. Palun seletage, mis juhtub 4. jaanuaril. Meil on siis see ja me oleme selle liitnud ja see väga hea, et nüüd hakkame sellest rääkima, eks. Mis paneb teid arvama, et selle kahe liitmine üleüldse on võimalik? Kui täpselt olete uurinud? Näidake. See on see nõukogu funktsioon. Ja teine funktsioon on tegelikult see, et kui juhatus on hands-on, tegutseb, paneb ja vastutab nende majandustulemuste eest, siis suured otsused lähevad kõik nõukokku. Nõukogu on otsuste tegemise masin, see peab olema võimeline, vaata nagu sina öösel loed oma materjalid läbi, aga miks? Sellepärast, et sa tahad otsustada nii, et sa saad sellest aru, eks mida sa teed. Kui sa tõstad kätt nii nagu teised laua ümber, on juba halvasti. Ja mis on eriti halvasti, on see, et kui te kätt tõstate. Ehk et me õpetame kogu aeg seda, et nõukogu otsustagu konsensuslikult, leidku ettevõttele alati parim lahendus. No ei ole võimalik, et parim lahendus on olemas ja keegi on vastu. Eks? Ja see võib võtta aega, aga nõukogu ei tohi öelda jah, aga. See yes, but on see, mis tapab kõik initsiatiivi juhatuse poole pealt. Tohib öelda kas jah ja tohib ka öelda ei.
eks, see on otsuse tegemine ja kõik teavad väga hästi, millisest otsuse tasemest ülespoole tuleb nõukokku tulla nende asjadega. Siin ongi kaks teemat võib-olla, mis ma siit üles noppisin, et tihti ongi nii, et kui juhatus tuleb ühe variandiga, siis võib-olla ei ole ikkagi piisavalt tööd tehtud selleks, et tuua välja need teised alternatiivid veel, mida oleks võimalik antud olukorras nagu teha, et kas ei tunta siis turgu piisavalt hästi või oma võimalusi, aga nõukogul võiks olla alati nagu tegelikult erinevad alternatiivid, mis on siis läbi kaalutud, et kui hakatakse mingit suuremat otsust tegema. Ja nende probleemide korral, et kui probleemid on, et siis mida ma olen näinud praktikas, nõukogu unustab nad ära. Et mingi probleem toodi nõukogusse, sellest räägiti, aga mis tast edasi saama hakkas, mitte keegi ei tea, aga seal on nüüd küll nõukogul kõrgendatud hoolsuskohustus. Et kui see probleem on juba juhatuse poolt lauale toodud, siis tuleb ka sellel järgi pidada, et mis sellega toimub, kuidas sellega tegeletakse ja see on küll nagu niisugune, küll on ettevõtetel ka niisugused sisekontrollid ja siseauditid, kes neid asju järgivad, aga see on kindlasti oluline. See on väga tähtis. Aga me peame sellest aru saama, et kui mingisugune probleem on juba tekkinud ja kui juhatus selle toob, siis seesama usaldus, millest ma rääkisin, see peab väljenduma mitte selles, et hakatakse oomima, kuidas nii, vastupidi, hoitakse seda selge, väga hea, mõtleme nüüd koos, mismoodi me saame sellest üle, mida me saame tulevikus paremini teha. Sellepärast, et kui minna kohe juhatusele kraesse, kes ise tuli ütles, siis ma küsin väga lihtsalt, kas ta järgmise korral tuleb ja ütleb oma probleemidest. Ja ei tule. Ja need on need asjad, mida meil Eestis ei osata. Meil kardetakse üksteist. Kardetakse ja eriti ei austata, armastata, aga tegelikult see kõik peaks olema üks meeskond. Ja kui ma ütlen, et nõukogu peaks ka olema meeskond, mitte ainult juhatus, siis minust ei saada aru, aga kuidas niimoodi on täiesti erinevad inimesed ongi. Eks. Sa pead ka õppima, töötama koos erinevate inimestega, kellel kõigil on oma nägemus. Ja kui sa need kokku paned, siis ei juhtu seda, et keegi tuli nõukogu koosolekule ja müüs projekti maha. Et see on kõige valem asi, mida teha on seal müüjad, et ei, meie plaan on selle, me tahame osta Poolast tehast ja näete, see maksaks nii palju, me saavutaksime selle. Ja nüüd ei müü, vaid ootadki kogu selle seltskonna ideed ära, et aga mille poolest see hea on ja mille poolest see halb on. Ja võib juhtuda, et sa lähed sealt koosolekult ära teistsuguse plaaniga, aga oled õnnelik, sest plaan läks paremaks. Aga kui sa müüd, teed tagatoas mingeid kokkuleppeid, siis tegelikult jumala ees vastutad sa ise. Kuidas me jõuame sinna, et nõukogu ja juhatus töötavad ühtse tiimina ja kõik täidavad neid rolle, millest me täna tegelikult rääkinud oleme ja toimub see siis, ma ei tea, kuidas seda nimetada, mõtteviisi vahetus või? Mismoodi sinna jõuda? Ma olen küsinud meie Skandinaavia kolleegide käest, et kaua Skandinaavia maades läks aega selleks, et jõuda kas või sellisele tasemele, kus nad täna on. Ja ma ei idealiseeri Skandinaaviat, nad lihtsalt on meist palju ees. Ja öeldakse 3-5 põlvkonda. Nii et kui me praegu oleme esimese põlvkonna vahetuse künnisel, eks meie need asutajad mõtlevad nagu sinu see klient, kes arvab, et ta läheb nõukokku ja sealt kontrollib edasi, et see on nii vale, kui olla saab. Ja et minu unistus on see, et aga kui me saaksime Eestis 2-3 põlvkonnaga hakkama, et ei läheks kuni 5, et kiirustame. Meie käest võeti vahepeal 50 aastat ära, et võtame järgi. Mina arvan, et saame, kui me vaatame, kuhu me nagu regulatsioonide mõttes vähemalt jõudnud oleme, siis ma usun küll, et saame. Teeme kiirelt need vead ära ja jõuame edasi. Selleks rabeleme ja õpetame. Ja, et see pereettevõtete teema, et kui sa natuke ka küsisid neid erinevaid ettevõtteid, et natuke ta juba jooksis sisse, et me tegime siin eelmise aasta alguses, tegime Läti ülikooli ja Tartu ülikooliga ja Leedu ülikooliga sellise ülebaltilise uuringu pereettevõtete hulgas just. Et kuidas nad siis, mis nad nagu siis mõtlevad, et kuna meil on nüüd tekkimas alles esimest korda päriselt nagu traditsioonilises mõttes põlvkondade vahetus, kus on nagu mingit vara, mida on võimalik üle anda. Ja siis on väga huvitav näha, et kas nad siis mõtlevad selle peale, kuidas nad mõtlevad selle peale. Ja siin üks, ongi see, et tegelikult see ongi see sama koolitamine, et sa annad neile edasi selle teadmise ja oskuse, et kuidas need rolle siis täidetakse, mis need ootused on. Mitte nii, et tee nii, nagu mina tegin umbes, on ja oskasin kõike, teadsin kõike ja olengi maailma kõige targem. Aga miks teie ei ole, on ja, eks ju, et kuidas mul see ei tule nüüd see lapsi, on ja, et on nagu, kuidas ta nii rumal saab olla, on ja, et kuidas ta ei oska samamoodi. Ja seal üks küsimus oli siis selline,
selline, et kas nad planeerivad pärandada siis oma ettevõtte järgmisele põlvkonnale ja Eestis arvas, et 97% ütles, et nad jah, pärandavad. Lätis oli see kõige madalam, see oli 78%, aga ikkagi enamus arvavad, et mitte nad ei müü, vaid nad ikkagi pärandavad. Ja teine küsimus oli sinna juurde see, et kui palju siis on nendes ettevõtetes olemas järeltulijate koolitamise süsteem. Ja see oli kusjuures kõige enam levinud oli ta Eestis, kus 78% ütles, et selline süsteem on olemas. Ma ei tea, võib-olla bluffisid. Mina ei ole väga palju seda näinud, et niimoodi süsteemselt nagu koolitatakse, et võib-olla küll natuke tuuakse sisse juba teist põlvkonda, aga Lätis oli näiteks näita ainult 19% ja Leedus 7%. Mis on nagu tohutult madal, et tegelikult ei näe nad vaeva selleks, et nende järgmine põlvkond, kes peale tuleb, see oleks teadlikum ja paremini seda ettevõtet suudaks siis juhtida. Erik, mis arvad, kas see oli bluff? Mina näen meil õppijate hulgas juba päris palju kuulsate äridynastiate võsukesi. Ja õnneks neid on. Ja ma olen ka näinud neid äridynastiaid, kus ei ole pärijad, kes huvituks. Me peame aru saama, et tegelikult pereettevõte on endiselt samasugune aktsiaselts. Lihtsalt aktsionäride seltskond on kirju ja paisub. Eks? Ja ühine nimetaja kõikide nende pereettevõtete probleemide juures on see, et ei saada aru, mis koosolek parasjagu on. On see siis juhatuse koosolek, on see tootmisnõupidamine, on see nõukogu koosolek või on aktsionäride üldkoosolek, eks? Ja see, kuhu pürgida, see ei ole mitte mingil juhul see, nagu see sinu klient, kes ma loodan, et ta isegi kui ta 120-ni elab, ta ühel päeval peab ikka nagu suutma lahti lasta. Ehk et pereasjad jätta pere üldkoosolekule, teha harta, leppida kokku, kuidas käib ja jätta kogu ettevõttega seonduv professionaalsele nõukogule ja professionaalsele juhatusele. Ja kui nüüd tekib küsimus, et keegi pereliikmetest tahaks osaleda kas nõukogus, palun, aga sellisel juhul unustada ära oma perehuvid, oma isiklikud huvid, võitled ainult ettevõtte eest, kas sa suudad. Pluss lähed õpid. Täpselt. Ja siis, et aga meie see võsuke tahaks olla juhatuse esimees. Kui nõukogu valib, siis jah. Eks? Ja kui on väga raske, siis alguses proovida ühe sõltumatu nõukogu liikmega, siis kahega, kes ei ole perele võlgu, ei ole mitte kellegi lehma lellepojad, kes täiesti süüdimatult ajavad ainult ettevõtte huvidest väljas olevat asja. Kuule, siin on ära tuua see, et siin uuringus oli ka siuke küsimus, et küsiti, et kui palju siis perekonnaliikmed mõjutavad strateegilisi otsuseid ja Eestis oli see protsent lausa 77% juhtudest. Ja see, et kui palju tehakse emotsiooni pealt otsuseid, siis Eestis oli see 64. No, aga kui tead ette, see on nõukogu koosolekut, kui ütleme 5 inimest istub, arutab ja omast tulest väga hästi ja siis see suur omanik teatab, kuulge, mul on siuke tunne. Nii on. No selge, see tapab ju igasuguse arutelu ja sinu raha. Asi on klaar, eks. Ja see ei ole mitte mingit mõtet. Ja jumal küll, kui see ükskord see arusaamine tekiks, siis kõik see asi muutuks. Kuule, kui riigiettevõtted on ise samamoodi ju. Tuleb on ju suur omanik ja ütleb, et aga mina arvan ikkagi nii, et vaatasin just seda nüüd Omniva teemat ja siis vaatasin, et nii pull oli see, et öeldakse, et me peame kuidagi selle ettevõtte saama kasumlikuks, aga samaaegselt me peame ikkagi seda kojukande teenust osutama. Siis mõtlen, no ei tea. Me peaks eile tulema ja meile. Olgem ausad, vähemalt valitsemise osas riigile kuuluvad ettevõtted Eestis on paremal tasemel kui meie eraettevõtted. Nõus. Seal on midagigi tänu välisele survele suudetud teha. Ja börsiettevõtted. Just, sellepärast ma olingi nagu herilane minister Ligi peale, kes arvas, et kõik päästab see, kui tema nimetab sinna nõukokku supernõukogu liikmed ehk omaniku esindajad. Ja tehes sellega täpselt selle vea, millest me just äsja rääkisime. Me arutame, aga siis vaatame hõlise näoga, et aga mida omaniku esindaja arvab, eks? Ja see on absurd. No, nüüd me oleme vales suunas kapanud. No tulevad uued poliitikud, kappame teises suunas. Aga eraettevõtted, ma oleksin väga ettevaatlik. Kedagi neist nüüd eriliselt esile tõstma, et tegelikult see esimene põlvkonna vahetus, selle peal on lootus.
no nüüd meil on tõesti öötundideni jaguks seda mõtisklust, aga aeg on siiski natuke juba kokkuvõteteks. Ja Karin, ma võib-olla annakski sõna sulle ja paluks kokku võtta võib-olla see teema just selles pointis, et me rääkisime, et mis siis on, just kui Erik tõi sisse ka, et mis on need erinevused, on ju, et mis on siis riigil vähemalt midagigi olemas. Et ütle ka, et mis siis võiks olla need head asjad, mis on, millele tähelepanu pöörata, mida siis võtta kaasa endaga selle corporate governance või hea valitsemistava nagu vestluses? Ja võib-olla kõige esimese asjana ma mõtlen, et mina soovitaks järjest rohkem ettevõtetel hakata mõtlema selle peale, et okei, kui nad ei taha seda formaalset nõukogu tekitada, aga tõesti võtta endale juurde erinevates staadiumites erinevaid spetsialiste, kes on niisuguse nõuandvas rollis seal juhatuse kõrval ja just nimelt see, mis Erik välja tõi, et nad on nagu need, kes kritiseerivadki su otsust, et kui juhatus tuleb mingi otsusega, siis ütlevad, aga oota, kas sa sellest turust oled mõelnud, kas see Poola turg on kõige parem, äkki meil on kõrval mingi teine turg on ja et miks just see, eks. Ja tihti tuleb välja, et lihtsalt sellepärast, et keegi saunas ütles, et näe, siuke ettevõte müügis on ja. Et tal oleks see, et kes on niisugune sanity check nagu selle koha pealt, et kas see ikkagi tegelikult on õige otsus, kuhu me läheme. Karin, ma torkan vahele, nüüd sa räägid nõukojast, mitte nõukogu. Jah, täpselt. Nõukoda on täiesti mitte kellelegi võlgu olev organ, mida kõik ettevõtted võivad moodustada ja nendel inimestel puudub vastutus. Nad tulevad joovad kohvi ära, annavad nõu lähevad. Ja, aga kui ma mõtlen seda, et kui me tahaks nagu siit jõuda mingile tasemele, eks ju, et võib-olla harjutada ennast kõigepealt siukse nagu tõesti väljapoolt tulevate spetsialistidega, kes ongi sul valitud siis vastavate valdkondade põhiselt, näiteks juura, finants, eks ju, võib-olla keskkonnaõigus, sõltub, millega sa tegeled. Ja siis hakata nagu harjutama vähemalt oma järeltulevat põlvkonda ja töötajaid sellega, et sul on selline kõrval nagu selline nõuandev organ. Aga nõukogus ei ole ka mitte midagi imelikku, eks ju, et selle nõukogu võib sinna igal ajal moodustada. Pigem annab see, kui ma ise omanikuna oleks, siis mina teeks kohe nõukogu. Sellepärast, et siis on nendel reaalselt ka vastutus seal on ja tõesti mõelda asjadest kaasa. Et see oleks võib-olla üks asi, aga mis me alguse poolega tõime, see riigipoolne nagu selline jõu näitamine ettevõtete suhtes, et meil on maksuamet, las maksuamet tegeleb maksuteemadega ja algatab menetlusi, tal on kõik võimalused selleks olemas. Las teised organisatsioonid tegelevad, on need siis keskkonnaametid või kes iganes, aga see, et meil kuskil tehakse läbiotsimisi nii kergekäeliselt, kuulatakse pealt inimesi nii kergekäeliselt, minu arvates see ei ole õige. Et ma väga loodaks, et see kaob ära, siis me saame ka tegelikult rohkem võib-olla neid inimesi, kes oleksid valmis kaasa juhtimisse lööma. Erik, lõpurepliigid sinu poolt, mis need mõtted on, mida siit saatest võiks siis ettevõtjad kaasa võtta? No ma tahan Karini mõtet toetada, sellega, et kui ma mainisin, et me tegelikult me oleme ime riigina, siis meil oleks nagu igav hakanud. Tegeleme ülereguleerimisega, üksteise kallal nuhkimisega ja riik kipub jõudu näitame selle asemel, et ülesehitavalt käituda. Meil nagu polegi ideed üldse, et mida teha. Ja et minu see soov oleks küll selline, et jah, nagu sina ütlesid, et sisuliselt ikkagi vabadusi rohkem tagasi anda ettevõtjatele, kodanikele. Ja see on ju näidanud, et see annab tulemust. See viimane 10 aastat, mis me siin paigal tammume, on ikkagi nukker. Ja palju jõudu tahaks soovida kõikidele ettevõtjatele, kes nuputavad, et kas ma ikka ja kuidas ma ikka annan üle ja keda ma usaldan. Siis tegelikult palun saage aru, kõik need tööriistad on olemas, neid tuleb õppida kasutama. Ja see ei ole keeruline. Aga aitäh, Karin, ja aitäh, Erik, et võtsid aega meile saatesse külalisteks tulla, rääkida sellel olulisel ja põneval teemal ja meil ei kindlasti aega puudu ja me saaksime veel terve hooaja sellest teemast teha. Aga meie peame tänaseks lõpetama. Meie rääkisime täna siis saates ühingu juhtimisest, valitsemisest, kuidas nad omavahel seotud on ja mis nende erinevused on. Meid saad kuulata Äripäeva raadiost, Spotify'st ja YouTube'ist ja oleme tagasi uue episoodiga 6 aja pärast. Kuulmiseni!